Mul on üks teema südames, mis ei ole lihtne teema ja ma palun selles mõttes mulle endale armu nii teie poolt kui ka Jumala poolt, et seda rääkida, et seda edasi anda. Ja see on olnud nüüd mõnda aega tulnud erinevate inimeste poolt, tulnud ka minu südamesse ja ma ei tea, ma olen küsinud Jumala, et mis on need asjad, ja me oleme siin koguduses küsinud, mis on need asjad, mis takistavad meil liikuda edasi täies jõus, täies sellises olemises, nii nagu Jumala sõna seda on näidanud ja et me saaksime täiel määral minna. Ja üks nendest asjadest või üks selline takistaja, ja see on hämmastav, et ta ikka ja jälle tahab sisse hiilida, mille vastu me oleme siin ka palvetanud praktiliselt iga selle eelpalve ajal. See on Iisabel ja tema vaim. See on Iisabel ja tema vaim. Ma tahaksin täna sellest natukene rääkida. Me räägime täna millestki, mis ei ole seotud ühe konkreetse inimesega ega ka sugupoolega selles mõttes, et siin on toodud Ilmutuse raamatus, et naine Iisabel. Ja ka Vanas Testamendis oli siis konkreetselt ühe kuninga naine oli Iisabel. Aga me ei räägi otseselt naisest ega mehest, me ei räägi kellegi sildistamisest, me räägime vaimsest mustrist. Ja see on hästi oluline mõista, et me aru saame sellest mõjust, mis võib hiilida iga inimese südamesse. Ma panin selle endale niimoodi kirja, et ma täna nagu erandlikult võiks ütelda, ma harva teen seda, aga ma panin nii palju endale kirja, et ma ei eksiks ka terminites ja momentides, siis see on üsna terav teema. Ja selle tõttu kui te lubate, siis ma osalt nagu loen seda maha ja siis kommenteerin. Aga Ilmutuse raamat 20 ja 25 siin on kirjutatud siis sellisel viisil. Ja nüüd veel kord, see ei ole kuidagi see, et me nüüd konstanteerime seda mustrit, et selline ta on, vaid Jumal ärgitas seda esile tooma sellepärast, et me sellest võiksime lahti saada, meelt parandada ja saada ühest uksest nagu sisse. Ma usun, et Jumal on meie koguduse jaoks ja üldse tegelikult üle Eestimaa koguduste jaoks tahtmas ust lahti teha, aga on teatud takistused seal ees. Vahel on vaja ühte võtit või ühte, ma ei tea, jalahoopi või ma ei tea, mida selleks, et see uks lahti läheb. Ja see on selle asja mõte täna. Ilmutuse raamat 2.20. Ja Tüatira kogudusele inglile kirjuta. Nõnda ütleb Jumala poeg, kelle silmad on nagu tuleleek ning kelle jalad on vasemaagi sarnased. Ma tean sinu tegusid ja armastust ja usku ja teenimist ja su kannatlikkust ning et su viimaseid tegusid on rohkem kui esimesi. Kuid mul on sinu vastu, et sa lased naist Iisabeli, kes nimetab end prohvetiks ja õpetab eksitada ka minu sulaseid hoorama ja sööma ebajumalate ohvreid. Ma olen talle andnud aega meeleparanduseks, ent tema ei taha parandada meelt oma hoorusest. Näe, ma viskan ta tõvevoodisse ning temaga abielurikkujad suurde viletsusse. Kui nad ei paranda meelt ega lõpeta oma tegusid ja kui nad ei paranda meelt ega lõpeta oma tegusid, siis hävitan ta lapsed surmaga. Ning kõik kogudused saavad aru, et mina olen see, kes uurib läbi meeled ja südamed ning annan igaühele teist teie tegusid mööda. Aga ma ütlen teile muudele Tüatiras, kellel ei ole seda õpetust, kes pole ära tundnud saatana sügavikke, nagu nemad ütlevad, teie peale ma ei pane muud koormat. Pidage vaid kinni sellest, mis teil on, kuni ma tulen. See on väga oluline tekst, mida Ilmutuse raamatus Johannes paneb kirja, siis põhimõtteliselt see tekst, mida Issand on dikteerinud talle. Ja see Iisabel siin on justkui üks isik, kes toimetab koguduses. Ja piibliuurijad on ütelnud seda ja see on täiesti selge, ei ole otseselt Iisabeli vaimu mainitud piiblis. Küll aga see tuleb isiku kaudu esile, sellisel viisil on ta siis niimoodi kirja pandud ja ma natukene nüüd räägin sellest, milline ta on.
Ma tahan veel ühte asja ütelda. Iisabeli selline vaimsus, see ohustab igat inimest, absoluutselt igat inimest, igat koguduse liiget ka. Ja selle tõttu on see oluline ära tunda, ära mõista. Ära mõtle kellegi teise peale, mõtle iseenda peale, ma tahan sulle ütelda. Ma juba näen mõnest näost, kes mõtleb, vaat ta räägib vist temast. Ei, ta räägib temast. Ei, ma räägin sinust ja ma räägin iseendast. Aamen. Hästi oluline. Ei tohi teiste peale vaadata, tuleb enda peale vaadata. Nüüd, seal Tüatira koguduses ta ütleb, et seal salliti mõju, mis nimetas end prohvetlikuks ja kuid eksitas Jumala sulaseid. Ja Jeesus ütleb, et ta andis aega meeleparanduseks, aga ta ei tahtnud meelt parandada. Ja ühtlasi veel ta ütleb, et tema on see, kes uurib läbi meeled ja südamed. Jumala vaim on see, kes uurib läbi meeled ja südamed. Ta teab tegelikult meie mõtlemisid, meie asju ju, kuidas need päriselt on, mitte nii, nagu me neid esitame. Mida siis Iisabeli vaim või selline Iisabeli nagu olemus, mida ta siis teeb? Ta õpetab valet, toob moraalset kompromissi, kasutab manipuleerimist ja ei taha parandada meelt. Ja see ei ole ainult kellegi, nii nagu ma ütlesin, kellegi teise või sinu naabri probleem või minu naabri probleem, vaid see on muster, mis võib hiilida iga ühe südamesse, ka minu ja sinu omasse. Esiteks, see on eksitus, mis tundub olevat vaimulik. See tundub olevat vaimulik. Ilmutuse raamatus nimetab see mõju end prohvetiks, et see tähendab, et ta räägib vaimulikku keelt. Hästi oluline mõista. Ta kasutab õigeid sõnu, ta võib kõlada võitult ja enesekindlalt, aga Jeesus ütleb, see eksitab. Mattiuse evangeeliumis 7.15 ütleb, hoiduge vale prohvetite eest. Vale ei tule alati, nagu ma olen öelnud ka siin saba ja sarvedega või punase sildiga, sageli tuleb see tõe keeles. Jutt on õige, justkui. Iisabeli mõju kasutab tõe sõnavara, aga ta moonutab selle sisu. Ta segab tõe ja kompromissi nii osavalt, et inimene ei märkagi, millal piir on ületatud. Päris karm. Teiseks, see on kontroll ja manipuleerimine. Mina võtan kontrolli, mina ütlen, kuidas asjad on. Kas ma teen seda avalikult ja kõva häälega? Tavaliselt mitte. Manipuleerimine ei karju, see ei pruugi olla vali ega agressiivne, see võib olla vaikne surve, et survestada selles suunas, kuhu mina tahan, et asjad liiguksid. See võib olla süütunde tekitamine, see võib olla hirmu kasutamine, see võib olla mõjuvõimu otsimine varjatult. Kõik need inimlikud asjad, ikka nagu kirjas on, silmahimu, lihahimu ja elukõrkus. Jakobuse kiri 3.16 ütleb, kus on kadedust ja riiakus, seal on korratus ja igasugust halba asja. Kui keskmeks on kontroll või selline ülevõtmine või selline soov seista, manipuleerida, see muuseas puudutab ka meie iga üksiku isikliku elu samamoodi. Võib-olla oma abikaasa üle, võib-olla mingite asjade üle oma töö juures või erinevates kohtades, võib-olla oma pere üle. Keskmel on siis vaja valitseda või selline vajadus valitseda ja seal tegelikult ei ole Kristuse sellist kohalolu. Sa tajud seda oma südames, sa tajud seda oma hinges, seal on mingisugune muu asi, mis ärritab inimest, kes on püha vaimuga täidetud. Ja kolmandaks, seal puudub meeleparandus. Kui inimest korrigeeritakse või ta ignoreerib meeleparanduse võimaluse täielikult, ta ütleb, tal on õigus. See on tegelikult uhkus. Ja seal on veel nagu palju selliseid momente. Jeesus ütleb veel, et ta andis võimaluse meelt parandada, aga seal ta ei parandanud meelt, ta ei taha meelt parandada. Ja ma tahan siin ütelda, et me kõik eksime, Paulus ütleb, me kõik eksime palju ja me kõik vajame meeleparandust, igapäevaselt.
oma Luteri kirikust sõbraga eile olin trennisaalis ja siis ma ütlesin, et ta ütles, et ta peab pihikõne panema valmis. Ma ütlesin, et teil on ikka huvitav lugu seal, et iga kord muudkui aga tunnistate patte ja pihite. Et küll on nagu lihtne elu. Ta ütles, et me tegime nalja seal natukene selle koha pealt, aga tõsi see on, et me tõesti, kui me teeme seda vormelina, siis on üks asi, kui me teeme seda südames, siis on õige asi, mõistate? On tähtis see, et meie süda oleks kaasas sellega, et me parandame päriselt meelt, et Kristuse vaim ilmutab meile asju ja siis me kuuletume sellele, mida Kristuse vaim meile ütleb. Ja kui me seda teeme, siis me ei lähe selle Iisabeli vaimu mõju alla, mõistate? See on väga oluline. Alandlik süda, sõnakuulelik süda, õppiv süda. Seda me oleme siin korrutanud ka päris mitmeid kordi, aga veel. Iisabeli hoiak ei kahetse, ta õigustab, ta süüdistab teisi ja ta keeldub alandamast ennast. Need on nagu sellised punktid, mis on veel kord. Ta õigustab, süüdistab teisi ja keeldub alandamast ennast. Kuidas me seda tänapäeval siis näeme seda avaldumas? Me näeme seda siis, kui tõde asendatakse populaarsusega. Kui tähtsam on see, mis töötab, kui see, mis on õige. Me oleme siin koguduses väga selgelt rõhutanud seda, et Jumala riigi asjad töötavad. Need töötavad. Aga need ei tohi olla mitte tõesed, mõistate? Sellepärast, et ma saan aru sellest, et see on nagu natuke noatera peal kõndimine. Me tahame, et Jumala vaim oleks meie keskel ja ta toimetaks ja oleks ja ta töötab ja ta teeb oma asju ja me tahame praktilisi, väga selgelt käega katsutavaid lahendusi kuulda, näha ja olla osa. Olete nõus? Oleme nii ju selles. Aga nüüd küsimus on selles, et kui me kuskil natukene laseme nii-öelda kompromissi sisse teadlikult, ärme sellest räägi, ma ei tea, ärme põrgust räägi, ma ei ole siiamaani põrgust rääkinud, aga peaks rääkima, mul on tegelikult päris suur materjal olemas. Sest Uus Testament räägib 2/3 põrgust, 1/3 taevast, teate seda? Aga me ei ole veel rääkinud. Meil tuleb natuke meelt parandada selle koha pealt, et tuleb rääkida. See on päris õudne koht, sinna keegi meist minna ei taha. Aga tuleb rääkida nendest asjadest, ka tuleb rääkida sellest samast Iisabeli vaimust, kuigi ma täna üldse seda ei tahtnud teha. Aga hommikul 2:45 läks uni ära ja kirjutasin selle kõik ülesse. See avaldab siis, kui autoriteeti õõnestatakse varjatult, mitte otse, vaid sosistades. See avaldub siis, kui püha segatakse kompromissiga. See avaldub siis, kui isiklik mõju seatakse kõrgemale kui Kristuse au. Ja kõige ohtlikum osa on see võib olla edukas, see võib olla karismaatiline ja see võib olla näiliselt viljakas. Aga Jeesus tunneb südant. Johannes evangeelium 8:32 ütleb, et tunnetate tõde ja tõde teeb teid vabaks. Vabanemine Iisabeli vaimust sellisel viisil ei alga inimeste vastu võitlemisest või kellegile näpuga näitamisest, nii nagu ma ütlesin. Ja see ei ole sildistamine ja see ei alga mingisugusest karjumisest või vaidlemisest või millestki sellest, see algab tegelikult tõe valgusest. Kui valgus süttib, siis pimendus kaob, seda me ju teame. Ja selle tõttu kõik see, mida Jumala sõnas on kirja pandud ja mida me täna ka kuuleme, ma usun, et need on olulised punktid, et me ei satuks selle vaimu meelevalla alla või kui me oleme sattunud, siis me teeme ka lõpus ühe sellise palve, kus me saame andeks paluda ja väga selgelt lükata eemale selle vaimu meie elust, meie kogudusest ja nendest kogudustest, kellega koos me saame paluda läbi interneti, et Iisabeli vaim saaks lõplikult eemaldatud koguduse keskelt ja meil oleks need relvad käes, millega vastu seista. Jakobuse kiri 4.7 ütleb, alistuge Jumalale, seiske vastu kuradile ja ta põgeneb teie juurest. Ja järjekord on ülioluline. Kõigepealt alistu, siis seisa vastu ja siis vaenlane põgeneb. Meil on päris paljudel tegemist sellega, et me ei alistu Jumalale ja tema antud korrale. See on kahjuks nii. Aga Jumal ütleb, et kui sa alistud Jumalale, siis
siis vaenlane põgeneb ja see vaenlane on meist palju targem, ta on palju kavalam, ta on palju manipulatiivsem, ta nii nagu siin ennem ka ma lugesin ette või ütlesin, ta peidab ennast sellisel viisil, et ta on otse kui valguse ingel. Piibel räägib sellest hästi selgelt. Üks sügavamaid ja selliseid minu arust ägedamaid viise, kuidas kontrolli ja manipuleerimist siis murda, on tegelikult õppida Jeesuse viisil küsima. Jeesuse viisil küsima. Ma olen Jeesuse elu vaadanud ja seda lugenud ja mõelnud, kuidas Jeesus toimetas evangeeliumi kuulutamisel, kuidas ta elas ja mida ta tegi ja millisel viisil ta siis enda õpetust ellu viis. See on hämmastav, et evangeeliumites esitas Jeesus ligi 300 küsimust. Kuulake, talle esitati üle 180 küsimuse. Aga kas te teate, kui mitmele küsimusele Jeesus vastas otse? Täiesti hämmastav. Erinevad piibliuurijad ütlevad 3–8. Päris äge. Ja ta toob nagu selle välja, et need piibliuurijad toovad selle välja, et Jeesus ei öelnud väga paljude asjade kohta, kuidas asjad on. Ta küsis, mis sina selle kohta ütled? Mis sina ütled? Miks sa mind hüüa teaks? Kas sa tahad terveks saada? Kelle pilt see on, kui ta seda raha näitas, eks ju? Keda teie ütlete mind olevat? Ta esitas küsimusi. Ja teate, sõbrad, selle küsimuste küsimise kaudu me saame üsna sügavale minna, kui me küsime kõigepealt iseenda käest neid küsimusi. Kui sa seisad, ütled, miks ma olen kristlane? Miks ma usun? Mis on see järgmine? Ja nii edasi, sa lähed nagu sügavamale ja sügavamale. Kui sa oma südames ausalt vastad, sa võid avastada väga palju huvitavat enda kohta. Väga palju huvitavat. Miks ma käitun nii, nagu ma käitun? Miks ma mõtlen nii, nagu ma mõtlen? Väga paljud inimesed sulgevad need küsimused enda jaoks ja nad ei pääse vaimulikus elus ega oma igapäevases elus edasi. Aga Jumal ei taha, et see nii oleks. Ja selle tõttu ma usun, et see näide, et Jeesus küsis küsimusi nii palju ja ise vastas ainult 100, ütleme siis nii, kui 300 ja 3 vastas. Mõelge korraks. See kontrolliv ja manipuleeriv või dikteeriv asi, see on see, et ma ütlen vastuse ennem, kui sa oled midagi küsinud. Ma räägin sulle vastused kõik ära, mis mul on pähe õpitud või isegi mida ma ise tean, aga see ei peaks nii olema. Ära vasta ennem, kui on küsitud. Jeesus ei manipuleerinud, ta tõi südame asjad väga selgelt pinnale ja aus küsimus toob valguse ja ta toob vastuse, mis peatab kontrolli. Sellise manipulatiivse kontrolli. Aus dialoog annab pühale vaimule ruumi. Manipulatsioon kardab läbipaistvust, aga tõde armastab küsimusi. Tõsine asi on, olete nõus? Ja see küsimus on selles, et me peame iseendaga teatud mõttes peegli ees need asjad läbi käima. Kui me seda ei tee, siis meil tegelikult ei ole ka kohta, millest meelt parandada. Sa võid ju ütelda, ma parandan meelt. Aga millest siis? Ja meeleparandus ei ole lihtsalt see, et sa ütled mingid sõnad välja, vaid meeleparandus on tegelikult oma südame pööramine. Sa ütled, et ma enam nii ei taha, ma tahan teistmoodi, ma tahan teises suunas. Ja Jumal annab sulle väe sellest teises suunas liikuda. Aga otsus on sinu ja otsus on minu. Ma tean, et me oleme seda kõike kuulnud. Me oleme siit jutlustanud seda, aga väga palju on tegemata olnud. Üks asi, mis on veel, mis Iisabeli vaimu või sellist vaimsust nagu iseloomustab, on see, minu teoloogia on kõige õigem. Minu teoloogia on kõige õigem. Olgu see siis Kingdom Now,
Once saved, always saved, kõik need tuttavad lood, mis on siit kantslist läbi käinud ja igalt poolt, millel on näidatud, ja erinevad asjad. Minu küsimus alati nendes asjades on see, kas see, mida Kristus ütles, et me peaksime kuulutama teda, tema armuõpetust ja seda, et inimene läheb kas hukka või läheb taevasse, kas see on keskmes? Kas Kristus on keskmes või ei ole? Või on midagi muud? Iisabeli vaim on selline, kes sosistab sulle, ei, see on tähtis küll, aga, ja siis ta räägib sulle mingisugust muud juttu sinna juurde. Aga tühistab alati selle, mis ennem on öeldud. Neid õpetajaid tuleb Aafrikast ja Ameerikast ja Inglismaalt ja Venemaalt ja igalt poolt tuleb siia prohveteid ja apostleid ja ma ei tea keda kõike veel, panevad jalad maha ja ütlevad, nüüd on nii. Vahest mul on täitsa, seal on mul meeleparandust vaja, ma pean nagu kõvasti pidurdama ennast selle koha pealt. Et teate, sõbrad, tegelikult Jumal räägib meie enda keskel, siin samas, meie oma koguduses, oma kogudustes Eestimaal. Me oleme käinud viimasel ajal paaris kohas ja ma ütlen ausalt, teate, ma naudin seda, mis meil Eestimaal on. Saksamaal käisime suurel, ta ei olnud suur konverents, aga ta oli selline juhtide konverents. Oi, seal räägiti strateegiad ja süsteeme ja seda ja meie imesime neid müntoneid seal mitu pakki ja näpistasime ise ennast. Mõtlesime, et kuulge, meil see kõik toimib, meil kõik käib, meil kõik elu käib. Eestimaal on teistmoodi. Käisime Ameerikas. Sellest me oleme rääkinud, kuidas üks mees seal tuli tagareas ja lihtsalt profeteeris meile. Jumal ütles, selle järgi te tulitegi. See ülejäänud on kõik boonus, mida te sealt saate. Väga tore. Me armastame neid inimesi, see on kõik tore. Aga ma tahan ütelda ühte asja. Ei ole nii, et keegi tuleb kuskilt välismaalt ja toob mingisuguse ainuõige õpetuse. Ja kui keegi sellist juttu räägib, siis saatke minu juurde. Nendega peab lihtsalt konfronteeruma, see tegelikult on täielik jama. Kas võib olla erinevaid rõhuasetusi? Loomulikult võib. Üldse ei ole küsimus. Sest Jumala sõna isegi ütleb seda, et on erinevaid. Kuule, Paulus ja Peetrus läksid ka omavahel tülli. Miks nad läksid? Õpetuse pärast, natuke nii, natuke naa. Aga kokkuvõtvalt see põhiline joon oli üks ja sama. Kas Jeesus on issand? Kas Jeesus on Kristus? Kas ta on issand? Jah, kõik. Kolmainsus, ristimine, uuesti sünd, pühavaimuga täitumine. Kas need on paigas? Jah, on paigas. That's it. Rohkem ei ole ainuõigeid õpetusi. Ma tahan seda väga selgelt ütelda. Oi, ma olen lihtsalt pidanud nende mõndadega kokku puutuma ja siis tekib selline püha rahulolematus hinge. Nüüd, vaatame korraks veel edasi koguduse vastutust. Tegelikult, miks ma sellest räägin? Ilmutuse raamat ütleb siin, ka koguduse vastutusest räägib. Ta noomib kogudust, kes sallib seda Iisabeli ennast. Ja vaata, see on nüüd meie koht. Miks ma sellest üldse täna räägin? Kui kogudus sallib Iisabeli õpetust või Iisabeli vaimu, siis on asjad halvasti. Meie ei salli, aamen. Oi. Armastus ilma tõeta ei ole armastus. Tõde ilma armastuseta ei ole Kristuse moodi. Olete nõus? Okei. Ilmutuse raamat ütleb, et kes võidab, sellele ma annan meelevalla. Võit ei tule karjumisega, ta ei tule alistamisega. Võit tuleb alistumisega, aga mitte alistamisega, teise kellegi alistamisega, aga alistumisega. Võit tuleb tõega, võit tuleb meeleparandusega, võit tuleb Jeesuse sarnaseks saamisega. Jeesus ei kontrollinud, tema ei manipuleerinud, tema küsis, paljastas südame ja kutsus järgima. Seal, kus on Kristus issand, seal ei ole Iisabeli. Seal, kus on Kristus issand, seal ei ole Iisabeli. Nüüd ma tahaksin teha me kõik koos, et me teeksime ühed palved. Ja ma tahaksin teha nii, nagu Daniel, sa tõid nagu väga hea selle näite, et me võime rääkida erinevaid asju ja palju, aga kui me palves neid asju esile ei too või neid ära ei murra, siis tegelikult jutlus on tore ja ma usun, et jutlus kannab ka väge.
selles mõttes, et kui Jumala vaim on selle andnud, siis ilmselgelt ta seda teeb. Aga kui me palume ja me oma südamest palume Jumalalt kõiki neid palveid, ta kuuleb seda palvet, kui sa teed seda südamega ja ta vastab nendele palvetele nii, et tema annab meile väe ja võimu ja jõu kõndida tema tahtes. Ma usun, et me kõik ju saame sellest aru. Ja selle tõttu, et palved on oluline koos teha. Kõigepealt südame läbi katsumise palve. Ja ma arvan, et hea on niimoodi, et kui me tõuseme püsti, ma ütlen need laused ette ja ütleme koos järgi. Ja peame nüüd siin silmas kõigepealt iseennast, mitte naabrit. Ära praegu naabrile mõtle. Ma tean küll, et sa mõtled, aga ära mõtle. Mõtleme iseendale, mina mõtlen ka iseendale. Ja siin on 5 sellist palvet, mida me saame teha. Esimene on siis südame läbikatsumise palve ja paneme silmad kinni. Ja äkki, kui sa, Erki Andres, tuled natukene mängid taustaks, et see kuidagi me oleksime selle sees, mida me nüüd tegema ühiselt hakkame. Ja ütleme nii, Issand Jeesus, uuri mu südant ja näita, mis ei ole sinust. Kui minus on kontrolli, uhkust, manipulatsiooni või hirmu, too see valguse kätte. Ma tahan tõde, mitte eneseõigustust. Issand, sa oled kuulnud meie palvet. Vasta sellele oma aurikust mööda. Teiseks, me lähme meeleparanduse juurde. Ja ütleme nii. Ma parandan meelt igast viisist, kuidas olen püüdnud inimesi või olukordi kontrollida. Ma loobun uhkusest ja varjatud ambitsioonist. Puhasta ja uuenda mu süda. Issand, sa oled kuulnud. Vasta mulle. Kolmandaks, andestus ja tervenemine. Ma annan andeks neile, kes on mind survestanud või manipuleerinud. Võta ära kibedus. Tervenda mu haavad. Et ma ei ehitaks enam kaitsemüüre. Issand, kuule mu palvet. Ma tänan, et sa vastad. Neljandaks on alistumine ja vabadus. Ma alistun sulle, Issand. Sinu tahe on parem kui minu oma. Kristuse nimel seisan vastu igale valele mustrile. Jeesus on minu Issand. Issand, sa oled kuulnud. Vasta mulle. Ja viimane on meele uuendamine. Uuenda mu mõtteviisi. Õpeta mind kuulama, küsima ja teenima. Tee mind Kristuse sarnaseks. Issand, sa oled kuulnud. Ma tänan, et sa vastad. Ja lõpuks me teeme ühise palve veel ja ütle ka need sõnad mu järgi. Issand Jeesus, ma valin teenimise, mitte kontrolli.
valguse, mitte varjamise, usalduse, mitte hirmu. Ole minu südame, Issand. Sinu tõde vabastab. Issand, sa oled kuulnud. Ja ma tänan, et sa vastad. Aamen. Isa, ma tänan selle eest, et me oleme täna kogudusena võinud teha midagi, mis on sinu südamest esile tulnud. Issand, kus on palju seda võib-olla, mida me isegi ei oska teadvustada või tunnetada või tajuda. Aga isa, ma tänan selle eest, et täna sa oled ühe takistuse nii meie üksikisikute elus, iga õe ja venna elus, minu elus, issand, aga ka koguduse ja koguduste elus. Sa oled selle avalikuks teinud ja sa oled andnud jõu, et sellele vastu seista. Isa, ma tänan selle eest, et me võime täna nende palvete läbi lasta oma elus sul tegutseda nii, et me võiksime tõesti muutuda Kristus Jeesus sinu sarnaseks, nii nagu me seda loeme evangeeliumites. Issand, et me elu võiks kanda vilja. Ja tõesti sellel päeval, kui sa oled meid kutsunud siit maailmast koju, me võiksime olla saanud kõik selle kätte, mille sina oled meile valmis pannud, mille sina oled meile mõelnud, meile igal ühele. Issand, ma tänan täna Nõmme koguduse keskel, et sinu vaim on väga selgesti meie keskel kõnelemas, rääkimas ja võib-olla ka noomimas täna, võib-olla ka noomimas, mitte sellepärast, et noomida, vaid sellepärast, et elu võiks edasi minna. Sellepärast, et uksed võiksid lahti minna, sellepärast, et need takistused ja need erinevad asjad, mis on vaimses maailmas kohati mitte tuntavad või hoomamatud. Issand, siis ma tänan, et sina kõrvaldad need. Ma tänan, et sa teed uut. Ma tänan, et me võime minna mööda teed, mis on valgustatud. Issand, me võime kõndida sinuga koos, me võime täita selle suurepärase kutse, issand, igaüks. Ja ma täna palun igale meile ühele armu, kui me oleme seda kõike palunud. Issand, et need sõnad nüüd läheksid täide ja teostuksid meie eludes ja koguduses. Aamen.